Tere, Elulabori kuulaja! Mul on hea meel sulle tutvustada 3. saate külalist. See mees oskab ise pilli mängida, seda ka noortele alustavatele muusikutele õpetada. Ta on mitmete muusikaliste kollektiivide aktiivne liige ning suure pühendumusega panustab kogukonnakeskuse tegemistesse Porkuni klubis. Täna vestlen Tarmo Keskkülliga. Head kuulamist! Sõidaga. On ju? Jaa. Nii, aga tere Tarmo! Tere! Et enne kui me juttudega nagu pihta hakkame, et las ma loen ühe annaali ette, mis on 27 aastat vana. Mis on ametlik märge sellest, et me tunneme teineteist vähemalt seda aastat, neid aastaid. Väga põnev. Nii, äkki tuleb sul tuttav ette. Oli 1998. aasta kuum ja kleepekas suvehommik. Täpsemalt juuni 11. kuupäev. Hõbehall ja Ford Transit veeres Statoili Haagisega Tammsalu kultuurimaja parklasse kella 12 paiku, et korjata peale 7 reisihimulist noort inimest ning põrutada Slovakkiasse ning Ungarisse rattamatkale. Grupi pilt enne starti ning sõit lõunasse võis alata. Meenub midagi? Jaa, meenub jah. Täitsa meenub, et ärevus oli suur ja oligi palav ja selline ootus, ärevus oli hinges. Ei olnud ju seal kandis kunagi käinud. Ja me tulime ju ajast, kui piirid olid kinni ja üldse välismaale minek oli suhteliselt selline utoopiline ja keeruline. Ja siis tekkisid need võimalused, eks ju, kuhugi minna. Ja siis me saime tuttavaks, jah? Jah, ma saan aru, et teil oli oma punt, eks ole, oli siin 7 punt ja te vist otsisite varianti, kes selle gruppi ära teeks, on ju, Alutagus matkaklubi kaudu vist oli see. Jaa. Kuidas te minuni jõudsite? Täitsa huvitav lihtsalt. Vaata, võib-olla rääkida natukene varasemast ka. Me olime selle Alutaguse kaudu käinud varem teistes kohtades juba. Äkki oli seal Norra, siis oli ka Itaalia, Hispaania, Portugaligi kärutasime välja korraks, see oli Hispaania tripiga seoses. Aga siis oli jah võimalus, et vaataks sinna Ungari, Slovakkia maile ka. Ja ma ei mäleta, ega nende gruppide kokkupanek teinekord oligi vist selle Alutaguse selts või mis ta oli? Matkaklubi oli selline tohutu õhinapõhine ja grupid, kui täis said, siis selgus teinekord, et ei olnud grupi juhti. Ja ega ausalt öelda ma neid telgitaguseid ei tea. Aga ükskord olid sina selle Haagisega seal platsi peal, eks ju. Et nüüd on minek. Nüüd on minek ja selle päevani, selle hommikuni me tegelikult vist ei teadnud, kes tuleb, jah. Nii et nagu jänes vaata, see võetakse, must kunstnik võtab mingi jänese välja mingi pärast. Ja. Ma lugesin just eile selle matkapäeviku läbi. Sa ju ise kirjutasid selle kokku, on ju. Noh, vaata, sinus on ikkagi sellist kirjameest, et sul, vaata, strateegia töötab, et mälupiltidesse võid sobrada, kurat teab, kas see nüüd nagu päris õige on, igal ühel oma tõlgendus võib olla. Aga mis on kirja pandud, eks ju, siis see on nagu ikkagi... Selle Alutaguse klubi nagu üks point oligi see, et mina kui grupi juht ma pidin tegema matkapäevikuid. Ja just niimoodi kirja panema, mis juhtus, märkima ära marsruudid, kus käidi, kes käis, milline on teekond, millised olid ohud, millised olid põnevad vaatamised, kui järgmine grupp sinna kanti läheb. Ta võtab selle matkapäeviku lahti, loeb läbi, saab mingi ettekujutuse. Väga põnev. Et see oli nagu see põhimõte, see oli matkaklubi põhimõte. Ja õnneks sa ei hoidnud seda endale, et sa tegid ka teistele. Ja ma olen kõiki oma gruppe, kellega ma olen teinud, ma olen kõiki nende gruppidele seda ka teinud, sest et see on ka nende aeg ja nende töö on seal olnud seal juures. Kas on mingi arhiiv ka olemas? Ja, Alutagusel on kindlasti. On, jah. Sest ma mäletan, meil üks põnevamaid matku oli Norra ja Jüri oli meil see grupi juht, tal oli veel poeg kaasas. Äkki oli naine ka. Ja me tahtsime minna Nordkapi ja me eksisime ära. Vaata, siis ei olnud, eks ole, ei olnud mingit GPS ei olnud. Ja oli meil valida, kas me läheme 300 kilomeetrit mööda maanteed ümber
ühe tundra või siis lõikame otse, meil olid Scott tutt uued jalgrattad käikudega, eks ju, matkakotid, telgid, priimused, söögid kaasas, mõtlesime, mida, kurat, noored mehed, paneme 100 kilomeetrit siit läbi tundra. Ja me eksisime nii totaalselt ära, et teinekord oli vist päevakilometraaž oli 17 kilomeetrit ainult. Me ei jõudnud. Ja kui me tundrast välja tulime, siis need tutt uued Scott jalgratta piduriklotsid olid kulunud. Me saime kuidagi tellida uued, aga Nordkapi me ei jõudnud. Aga seiklus oli kurat kogu raha eest. Mis aastas võis olla, mäletad sa? No ta pidi olema nüüd natukene varem, kui me seal Ungaris käisime. 96, 95. Ma käisin seal kandis 95 esimest korda. Või oli isegi 94. Tromsø kant seal, sinna me läksime. Ja, me olime Alta, sinna pandi meid maha. Me läksime Kilpisjärve Soome piiri, Soome-Norra piiri peal, lisati meid maha ja siis on Uhage nüüd ja siis me tegin 500 kilomeetrise ringi. Et see mööda need fjorde ja asju. Aga samamoodi rattad olid Hobihalli kataloogi rattad. Peale oli 30 kilo varustus ja toitu, no mis sa mõtled 95. aastal välismaale lähed. Rattad ei pidanud vastu, lagunesid, kodarad lendasid, piduriklotsides samamoodi need. Ja turvavarustustest ärme räägi, kiivreid ei olnud. Kiiver? Ja kui sul kinnad olid kaasas, külm oli seal 9 kraadi oli juulis kõige soojem päev. Norras ma mäletan, meil olid vähemalt mingisugused kiirusemõõtjad kellegil peal ja mäest alla 70 kilomeetrit tunnis. Ma ei jaksanud, me ei julenud sõita selle pärast, et kui midagi juhtub kodar, siis on, ma arvan, et... Jõhker, meil oli ka kukkumisi seal, aga kõik tulid ikkagi eluga tagasi. Et see on nagu jah, et vaat kus tegelikult mingid tegevused vist, vaata jällegi, sa satud kellegagi kokku lampi. Et üks asi teiseni, kas sul on ka sellised juhtumid olnud, et lihtsalt ühte asja teed ja seda tegemisel satud mingi seltskonnaga kokku, seltskonnas on keegi, kes järsku rabab sind kaasa, viib see mingi järgmisele mingi ekspeditsioonile või mingis tegevusele või mitte ainult matkamise teemal? Oi, muidugi. Isegi minu praegune see on nüüd, ta on ju elu tegelikult, käib ju muusika ümber, eks ju, ja ennem seda ma ei käinud ju muusikakoolis. Ema õpetas mulle natukene akordionit mängima, mul oli alguses pisike vill ja tema natuke mängis, õpetas mulle ka, aga siis ma läksin peale põhikooli Kehtna näidissovhoos tehnikumi. Ma olin siis 15 aastat vana ja meil lõppes ju siis põhikool 8. klassiga ära. See oli see aeg. Ja puutusin kokku seal kursusel kutidega, kes oskasid kitarri mängida. Ja kurat, kuidas mulle meeldis see et nagu võtad pilli kätte ja sealt tuleb midagi. Ja sealt tuleb midagi. Ja nad õpetasid mind ka siis nii-öelda mõned tuurid. Mul oli üks kaustik, kus ma ei tea, mis ma oma märkidega, nagu siis ei liikunud ju mingid õppematerjale. Oma märkidega seal kirja panin, meelde jätsin. Siis oli see taasiseseisvumise aeg. Ja populaarsed olid need velleed, rahvuslikud lood. Need sai kohe nii-öelda ette võetud, ära õpitud ja muidugi propelleri looming, et see oli kuum bänd tol hetkel. Sikke pärast sikke heas mõttes punkarlik tegelikult. Ja seal ei ole ju palju akkorde ka, eks ole, ja saadki raiuda neid kvinte seal, et kurat, see oli kihvt, jah. Mina olen ka muusikakoolis ju käinud 3 aastat. No aga kuidas see mõjus? Ma küsiks kohe vastu. Ma ikka korduvalt räägin, mind ju kaaperdati, ma vist õde viis mind, et lähme, 5 katsetel, ma ei tea, kuhu ta mind viib. Õde oli suurem? Ja, õde vanem, 8 aastat. Ja ma sinna klaverisse läksin, võeti vastu ja siis, ega ma ise nagu väga ei olnud valmis selleks, tead, vaatad aknast välja poistega jalkat mängida või rattaga sõitma minna, aga selline. Ja siis, kui õde ära kolis Georg Otsa muusikakooli õppima, otsis klaveri kaasa, mõtlesin, yes! Minu karjäär on läbi, See oli, rahu, lähed puhkpilli edasi. Läksin trombooni.
aga siis ma läksin õpetajaga nii raksu ja ma ei viitsinud harjutada, ma olen nii laisk. No selles mõttes noodikirja ma tunnen, eks ole, et kui keegi viskab noodikirjad, siis ma saan aru, et kas laulab täpselt või mitte, või ma pean tegema. Aga jah, muidugi, eks võiks ju osata mingit pilli, plokkflööt on kapis, aga sellega võib-olla mina karjääri ei teeks. Aga vaata, see ongi põnev, et teinekord selline sihilik ja ettevalmistatud õpe võib hoopis võib-olla vastupidiselt mõjuda, on ju. Et ma ei kujuta ette, ma mäletan, tema rääkis mulle, et kas sa ikka muusikakooli tahaksid minna, aga siis ta oli ju Tapal, ma ise elasin Tammsalus ja kõik, kes sinna käisid rongiga, on ju. Ja see kõik oli ju peale koolitunde. Koolipäeva, õhtul kõik. Võtsid oma pilli ja ma ei mäleta, ega siis tol ajal ka väga valikut ei olnud. Kindlasti oligi seal üks puhkpill, võib-olla metsasarv, on ju, kus sa siis alustad seda. Et valik oli ju kesine, ja kindlasti valitses see klassikaline meetod repertuaari osas, on ju, eelkõige, aga me olime juba tol hetkel noored on nagu mässajad, on ju. Sa tahad teha seda, mis sulle meeldib. Progressiivsematesse. Ja jumala eest, kui sa näed, et mingisugune muusikapala või bänd läheb kellelegi peale ja kurat, sa oskad seda lugu ise ka mängida, on ju, siis sa oled ju kohe tehtud mees, et eks üks egotripp on ühtepidi, on ju. Aga ta on ka väga mõnus ajaveetmise vorm, et mina küll, kui ma mäletan akordionitki harjutasin, mingi hetk nagu käis üks siuke klõks, et proovis akordina ka ära? Ei ema hakkas mulle õpetama. Aga siis oli ka siuksed lihtsamad lood, aga siis kui käis see klõks ära, et oota, et ma võin ju ise ka valida loo, mida selgeks õppida. Ja siis, kui ma seda jaurasin, siis need tunnid lendasid ja tõesti ma unustasin neelamise ka ära, et ma läksin nii asja sisse ja ma arvangi, et nende pillidega mul täpselt nii ongi, et mul kaob ajataju ära. Sa veel peale kitarri ja lõõtsa, akordioni, mis sa veel mängida mõistad? Ja võtad kätte ja tuleb mingi torust mingi... Ma olengi öelnud, et enamasti natukene vaeva näha tuleksid kõik pillid välja, aga puhkpillidest ma ei ole nagu pihta saanud puhkpillidele. Ainuke puhkpill, mida ma mõistan, on suupill. Seda ma mängin. Ma võin täna ka mängida ühe loo pärast lõppu. Väga hea. Mu isa mängis suupilli ja ma üritasin ka, aga minu jaoks ma ei saanud sellest loogikast aru, puhu ja tõmba sisse, et ikka harjutamise probleem on see ikka vist. See on harjutamise probleem, aga sul peab ka kuulmist olema, sest et ma kuulsin ühte raadiosaadet, kui rääkis Karl Madis sellest, ta on meie Eesti ju kõige ägedam kromaatilise suupillimängija, vabandust, pärnakad, ma ei tea, seal on ka suupilliklubi, võib-olla teil on ka seal kuskil mingisuguseid kibedaid tüüpe, aga Karl Madis ütles igal juhul, kuidas tema omale asjad selgeks teeb ja minu arust see teooria peab vett, et ta mõtleb klaveri klahvide peale. Okei, oma süsteem nii-öelda. No sa pead kuhugi toetuma, on ju. Ja seal on ju täisnoodid, poolnoodid, kromaatilist mängida on, mina ei oska, on miljon korda raskem. Ja siis ta mõtleb klaviatuuri peale ja see on see tema pidepunkt, eks ole. Tema on muidugi ju saksofoni õppinud ja mängib ja ka mitmekülgne vend, et aga vähemasti see teooria kehtis tema puhul. Aga mina mängin seda tavalist suupilli, sellega on ka üks väike nipp. Et nüüd ma tulen selle pillimängu juurde korraks tagasi ja see puudutab siis suupilli. Ainuke pill, ainuke puhkpill, mida ma siis mõistan mängida ja ka siin on nii-öelda nagu erinevaid teid, et enamus mängijaid kes suupillil midagi mängivad, kõlavad niimoodi. See oli üks mu isa lemmiklugusid. Peipsi, Peipsi. Ja olin siis seal 20-ndates või kuidagi mängisin suve õhtul õues oma aias.
harjutasin vist ja hakkas võsa eemalt ragisema ja sealt ilmus välja palja ülakehaga naabrimees, kes oli siis teise maailmasõja ajal olnud siis Saksa poolel. Ja nagu me teame, siis sakslastel oli sõjaväes muusika alati au sees. Sõduritel oli rinnataskus suupill, siis sellel suvel tegime Laitses etendust Kalevipoeg ja trupis oli Tarvo Krall, kes mängis seal ühte väikest lõõtsa ja ta ütles, et see lõõtspill kuulus siis Saksa sõdurite tanki, mis ta on siis meeskonna komplekti, selline pill oli tankiga kaasas, et hoida selle tankimeeskonna moraali ja nad said siis vabal ajal muusikaga tegeleda, muusikat mängida, laulda, meelt lahutada. No võt, ja siis see Saksa sõjaväes sõdinud mees, naabrimees, tuli minu juurde, ütles, et sa mängid seda pilli valesti. Algul nagu kihvatasin, et sa ei tunne seda lugugi üldse ja omast arust mul olid kõik õiged noodid ja siis ta ütles, et ei, et seda pilli saab mängida ka niimoodi, et see kõlaks nagu lõõtspill. Et on olemas bassid ja on olemas meloodia. Ja näitas nipsust mulle, kuidas seda siis saavutada, et sa pead kasutama oma keelt ja andma õigel ajal nii-öelda sellise rütmilise ataki. Ja nüüd võib-olla kõik, kes te suupilli tahate ükskord mängida ja õppida või mängitegi seda, proovige siis kasutada mängu ajal keelt ja see lugu kõlaks nüüd selle metoodika järgi nõnda. Kuidas see Porkuni sinu ellu tuli? Porkuni, no me käisime suviti siin ikkagi kogu aeg hängimas, siin on järv, siin saab ujuda, sõpradega aega veeta. Sama teevad ka minu poisid praegu, üks neist on 13, teine 15. Suviti hästi populaarne koht. Aga meil on siin üks väike rahvamaja, kus me siis nii-öelda tegutseme. Meil on MTÜ Porkuni, siuke juriidiline keha. Ja see on nagu selles mõttes jumala õnnistus, et kuna ma ise ka püüan bänditegevust edendada ja sõbrad teevad bändi, siis me kasutame seda maja nii-öelda proovideks, loomulikult esinemisteks. Ja siia on oodatud kõik pidama sünnipäevi, pulmi, ma ei tea, suguvõsa kokkutulekuid, jõuluid, aastavahetust. Mõelge välja, tulge, võtke ühendust. Et sellel majal on ju teadaolevalt üks kaksik Tartu lähistel Kure külas. Arhitektuuri mõttes. Ja tahtsin suvel, et lähen otsin selle üles, aga kuidagi nagu aega ei jagunud. Teen seda vist siis nüüd järgmisel suvel. Aga ma avastasin ka selle maja ühest filmist tegelikult ja selle filmi nimi on Viimane Romeo. Ja seal siis peategelane sõidab jalgrattaga ühte peopaika. Ja hunt vähna, kui ma vaatan, et see on Porkuni. Aga kummalisel kombel, mina ei tea nüüd, kes see arhitekt võiks olla, on niisugused pikki fassaadaknaid üks vähem.
aga ja siis see maastik kuidagi ka ei andnud välja ja siis hakkasin ka jälgi ajama, et kus siuke maja Eestimaa peal veel on ja nagu sa ütlesid, Kure külas. Jah, niimoodi internet annab kätte. Vägev, kõik võimas. Ja see, noh, on see maja ka teistmoodi kuulsus saanud, see on ka ühte videosse sattunud. 2013 käisin kaamera. Ei mäletagi. Ei mäleta. Kuule, oota, nüüd mul tuleb meelde, kas siis oligi see, kui kaardistasid rahvamajasid? Ja Lääne-Virumaa rahvamajasid. Õige, nüüd tuleb meelde, jah. Just. Ja sinu hääl on kogu selle tunniajasel videol on ju voiceover. Jah, nüüd tuleb meelde. Nii et jah, et näiteks minul on näiteks need sama selle rahvamajade projekti video tegemise juures avanesid nii heas mõttes uued uksed. Ma sain nii palju uusi inimesi tuttavaid nüüd, tänu kellele mul on, kes on minul head kliendid video tegemisel. Üks rahvamaja, teine rahvamaja, eks ole, ja see huvitav, mitte et ma hoian kätt pulsil, aga ikkagi jälgid, kuidas neil läheb. Et vaatad vahepeal, ühel on vahepeal siin nagu siingi, eks ole, saite siin kütte sisse, eks ole, juba. Jah, asi areneb, eks ju. Asi areneb, eks ole, ja kuskil veel taknudki veel ees, eks ole, ja nii edasi, ja Võhma seltsimaja seal Lahemaal, eks ole, see on täiesti totaalselt muutunud peale seda filmi, nii et. Aga kas mõni on pildilt kadunud ka või? Vaat ma ei ole seda teinud statistikat, üks selline mõte, keegi ütles mulle, et tee uus film, käi uuesti läbi. Mõte pole üldse halb. Ei. Et mis oli siis 2013 ja võrreldes nüüd aastaid hiljem. Et miks ka mitte? Mõte ei ole halb. Ja. Teostus ainult kehv, pole jõudnud seda teha. Noh, vaata, ühtepidi on see ju ka üks selline kultuurilugu, et aeg voolab ja mis nendest kohtadest ja inimestest siis alles on jäänud või saab või kuhu suunda see miski kaldub. Et seda oleks põnev jälgida. Jah, et ka see siiagi sõites raadio räägib, et kuidas ikka ühest kohast ikka pöhvilt võetakse raha ära, mis me räägime siis Kapa-Kohila rahvamajast, eks ole. See on kohutav jah, kuidas see kultuur on pandud nii-öelda sinna ärimudelisse. Noh, alles ju lõppes see teatrite rahastamise saaga ja ikka, kui keegi ikka väga, palju rohkem kära hakkab tegema, siis leitakse isegi ju, on ju. Ehk siis, et see raha ju, kõik ütlevad, ei ole maailmas kadunud, ainult et võtta üles, eks. Ainult, et kuhu ta siis nagu voolab või kus see prioriteetsem on see koht, noh. Jah, nagu siin oli infot, kui palju miljardid või aasta lõpuks jääb üle, kantakse järgmises aastasse asutustes. Palun. Noh, tekib küsimus, kuidas nii? Tehke midagi hingele, on ju. Toetage kultuuri. Jumala eest, see peegeldab meie tänapäeva ja toob välja võib-olla mingid probleemid. Samas on ta ju ikkagi meelelahutuslik, aitab sul homsesse päeva. See sama ärimees, kes meile majanduslikult sisse toob, ta peab ka kuidagi lõõgastuma, on ju. Vaat see on kahju jah, et tal on see kultuur on ikkagi juba nii kättesaadav. Selle jaoks enam pingutama ei pea, ta ei pane tähelegi, see on nagu õhk, mida sa hingad. Et see on üsna loomulik, et mis ma teen, panen liipsu ette, lähen täna vaatan seda asja. See mulle ei meeldi. Ja siis lähen vaatan seda asja. Aga väga palju on neid, kes tegelikult tahaksidki minna vaatama, aga seda piletiraha neil taskus ei ole, eks ju. Või ei saagi enam piletid vaata. Või ei saagi piletid. Ja, et on tehtud nii elitaarseks kõik juba, eks ju. Mis siin parata, jah? Mis hetkel sa vahepeal ju läksid õppima Viljandisse ju? Jah. Mis sa õppisid seal? Läksingi muusikat õppima. Oligi niimoodi, et ma lõpetasin siis Kehtna näidissofostehnikumi ära maaparanduse erialal. Nii, et oskad maad kuivendada ja parandada ja... Tead, aga ja oskan teoorias ja paberil ma kaitsesin diplomi ära, aga ma siiski arvan, et ma jätkan seda joont, seda maa parandamise joont. Siin maja ümber juba kaevatis. Ei, see ei tähenda ainult mingi mullas sonkimist, et maa parandamine või maailma parandamine, ega seal see on tähevahe. Tähevahe ja ühtepidi, et kui sa midagi nagu ära õppinud, siis sealt üleminek mingisuguse teise protsessi ei ole enam keeruline. Ja kuna ma seal
puutusin kokku siis Kehtnas selle muusikaga, tekkisid probleemid nagu laval ja oli niuksi kordi, kui me mingisuguse festivali raames seal ühe teise bändiga pidime hakkama jämmima, et nagu ikka saavad erinevatest bändidest pillimehed kokku ja küsiti, et mis helistikust loo teeme. Saad sa aru, kui sa ei ole nagu seda keelt ei valda. Kui sa solfeegiot ei tunne, on ju? Jaa. Või siis läksime linnahalli salvestama ja toonmeister oli siis Elmu Värk, on ju. Ja Elmu ütleb, et ta kuule, et mängi siin kvintakorde. Mis asjad need on? Ja neid küsimusi settis nii palju juba, et ja ma sain aru, et ma pean ikkagi selle keele ära õppima. Ja terminoloogiat sa ei tea, mida teine. Ja jällegi tuli selline võimalus, et ma peale sõjaväge siis läksin kohe nii-öelda töörindele ja seal hakkasid ka mingid jamad, oli koondamised ja ma mõtlesin, et ma ei hakkagi uut töökohta üldse otsima, vaid ma lähen nüüd Viljandisse muusikat õppima. Aga mu hirm oli ikkagi nii suur, et ma ise avaldust sisse ei julgenud viia ja siis ühe sõbra pruut saatis minu eest avaldasin, et mulle tuli juba koju kiri, et vastuvõtu eksamid on nendel kuupäevadel. Tule kohal. Siis tuli võtta jalad kõhu alt välja, et seal oli solfeggio eksam ka. Ja me teadsin ühte klaveriõpetajat, kes võiks solfeggiost nagu üht-teist teada ja võtsime 2 nädalat tema käest eratunde, et ma saaks aru, mis eksamitel üldse küsitakse. Ja kuidagi siis läksin ja üle kivide ja kändude sisse ma sain. Igal juhul klaveriõpetaja Lilian Bulgakov, kes on siis Brad Jürjensi ema. Ma arvan, et kidramehed teavad, kes Brad Jürjens. Tuli mul koridori peal vastu, hoidis peast kinni ja vangutas. Issand jumal, kuidas teie siia kooli sisse saite? Kes sind lasi sisse? Kes, jah. No ka näe, pop- ja jazz-muusik erialal sa said sisse. Ja, sain. Ja siis hakkasingi kogu seda kihti kasvatama. No võt, väga hea. Ja kuidas sa jõudsid siis teatrisse, Rakvere teatrisse siis? Mis variant sul sellega nüüd oli, et teatrid on Eestis teisigi? Miks just see asutus? Seal on ka jälle kontaktide jada, et kuna ma siis nii-öelda selle Kehtna ajal või peale Kehtnat ikkagi. Jaa, see oli peale Kehtnat, kui ma siis nii-öelda peale sõjaväge ka sukeldusin sinna töörindele, me panime kokku kohe bändi. Meie bänd oli Örndrid. Ja me tegime, kuna me olime nii-öelda jah, sõnavara ei valdanud, eks ole, muusikavõõrad inimesed, aga tahtmine oli, hirmus tahtmine oli muusikat teha. Looduse poolt oli ka üht-teist antud, siis meil oli ka nagu mingisugune võimekus olemas ja me saime Tammsalu kultuurimajja ühe jalaga sisse ja hakkasime proove tegema. Ja hunt vähnak, ega siis vaata tol hetkel ei olnud nagu esinemisteks muud võimalusi, kui hakkasid kinni, mina ei tea, kuidas pidi need kuuldused levisid ka võib-olla suust suhu, mingist väiksed festivalid, eks ju. Käisime seal Võnnu kevadel ja Lõuna-Eestis seal Tartumaal olid midagi ja meil tehti ju Rakveres Wesenberg Rocki. Meil paras kava koos ja siis puutusin seal tüüpidega kokku ja üks siis helimees, tal oli isegi tol hetkel bänd, oli Sats Blues bänd ja Elmar Sats kutsus. Ühesõnaga üks suvi oli, ma nüüd hüppan juba teisele teemale, eks ju, et oli üks suvi ja Viljandi kooli ajal siis tuli otsida ka teenimisvõimalusi. Ükskord ma käisin Soomes tööl vaheajal ja Elmar Sats siis helistas, et neil tuleb üks suvetükk, kus tema helimehena peab olema laval ja mängima pilli, aga oleks vaja jõuda siis nii-öelda helirežii puhul seal helimehena
ja et kas ma oleksin nõus ja kuna ma olin siis tol hetkel juba saanud Viljandist nii-öelda ka seda helirežiid ja oskasin nende seadmete masinatega juba midagi teha, siis sobitusin ja võtsin osa nendest proovidest suvel, tegime need etendused ära. Mis etendus see oli? Suvekool, Okay. Mati Unt, nii et mina sain ka veel Mati Unti natukene et seda lavastajat tunda ja näha seda lavastamise protsessi selle trupiga. Üllar Saaremäe oli peaosas ja Piret Rauk ja loomulikult Ülle Lihtfelt ja kogu Rakvere teatri Kahurvägi. Ja siis oli tol hetkel Indrek Saar oli teatrijuht ja tegi sügisel mulle ettepaneku, et kuule, aga et äkki sa tuled ka mõneks ajaks meile tööle. Ja kuna ma olin siis nagu kooli saanud juba mõnda aega, mul see lõpp paistis ja ma mõtlesin, et see oleks äge maailm ja võtsin akadeemilise ja läksin Rakvere teatrisse. Mõtlesin, et seda kogemust nagu oleks vaja ja ei tahaks seda kaotsi lasta. Et võib-olla ka õppetöös oleks ta nagu juba abiks olnud või oli või? Ja see oli nagu võimas praktika tegelikult. Küünarnukkideni sees olla korraks selles maailmas. Ja. See on äge. Nii et teatri ajal oleme me ka sinuga taaskord kolleegid olnud mingi aeg. Oleme küll, jah. Ma küll mitte muusikaga, aga rohkem kinonäitaja poole pealt. Aga seal on päris palju sinuga asju kokku pandud. On. Mis asi see põnevad siuksed, sa oled erinevate kooslustes oled olnud ja põnevad nimed nagu Ühe õlle eest? Ja see oli kooliaja bänd. Ja see oli kihvt, et jällegi, et Viljandi pubid pakkusid võimalust esineda. Ja tudengeid käis tol hetkel ikkagi Viljandi on kihvtlinn siiamaani, need, kui minna nädala sees pubisse, siis keegi seal ikka istub, tühide päris ei ole. Et igal pool mujal Eestis naljalt, nädalavahetust te näed sellist pilti, on ju. Aga nädala sees olid siis ka pubid täis. Ja see oli jälle võimalus näiteks lisaraha teenida. Ja panimegi kokku bändi, meil oli siis äkki 2 setti oli lugusid, aga meil ei olnud nime. Ja siis kuulutasime seal samas kuskil pubis välja, et pakkuge nimesid meile. Ja siis keegi õikas, et Ühe õlle eest. Ja kust tuli siis Higipop? Jah, Higipop oli siis peale Ühe õlle eest bändi Gert Talistu, meie trummar, vahetus. Ja kuna siis tuli väikest siukest uut verd, me hakkasime äkki kalduma mingise teise stiili oma muusikaga. Tervitused Gerdile siit. Ja tuli Linnupuu meile mängima, tervitused talle ka. Ja me otsustasime et see muude oleks võib-olla siis nagu selgem ka kuulajatele. Ei tahtnud võtta copy-paste oma ühelt iidolilt seda nime, aga siis jälle mõnda tähte väänates. Eesti pärast, eestindatud. Jah, kõik mõistavad, eks ole. Mitte Higipop, vaid Higipop. Higipop. Ja Viska 5 oli järgmine mingi kooslus. Ja jällegi, siis tuli hakata käima nendel vanainimeste tantsupidudel mängimas. Ja ma ei mäletagi, kas siis oligi, muuseas, ei, seda bändi ikkagi rohkem ei ole. Mürakas ja siis Rain tegid ettepaneku, need on Viljandi poisid. Mürakat, ma arvan, teab pool Eestit kindlasti Viljandis vägev kolumnist ja reisikirjade kirjutaja, olgu ta ka siin juures tervitatud. Otsisid lauljat. Neil oli laulja, vist oli näitleja, kes oli siis ka õhtuti väga hõivatud ja igal esinemisel ei jõudnud. Ja siis mina läksin nagu teda asendama ja peab ütlema, ega Mürak oli tead põhjad tehtud ja need ei olnud nagu, meil ei olnud ühtegi valssi,
aga nad olid sellised rokothellilaadsed lood. Tantsumuusikaks. Tantsumuusika, jah, õhtuseni 4 setti on ju. Jälle siuke tugev praktika selle taga, et rahvast tantsutada. Jah. No aga see ei ole veel kõik, on mingi põnev selline kooslus nimega Eneseimetlejate klubi. Vaat see tuligi teatri ajal. Jälle, elu viib kokku inimestega. Need olid noored tudengi hakatised, näitleja hakatised, aga tudengid siis tol hetkel ja tulid siis Rakvere teatrisse tegema oma, äkki see oli diplomilavastuski neil. Mingi praktikat nagu siis. No praktikat, jah. Tulid tegema lavastust, kuidas elada on. Ja lavastaja nägi ette, et selles etenduses peab olema nendest näitlejatest moodustatuna siis nagu live band. Ja mina sain siis nii-öelda nende juhendajaks seal. Natukene siis suunata, aga nad olid väga tublid ja tegid peamiselt oma töö ikkagi ise ära. Natuke aeg-ajalt tuli võib-olla kätte hoida ja salvestasin neid. Ja me saime nagu edaspidi nii headeks sõpradeks, et hakkasime ka peale seda etendust läbi käima. Ja kuna üks nendest oli sahtlisse kirjutanud väga palju oma loomingut, olgu ta tervitatud siin ka Maarios Pärn. Ja, kes siis Maariost ei tea. Ja Impro Impeeriumist. Siis tekkiski mõte, et kõigepealt me natuke mängisime kokku, aga meil tekkis ketserlik soov minna tudengilaulule, no konkursil, et vaatame, kuidas need lood nagu seal mõjuvad. Siis oli aasta 2011 äkki. Ja me olime kahekesti, aga et kobedamad välja näha, ma kutsusin siis appi basskitarristi, kellega me olime teinud Örndreid juba. Minu lapsepõlve sõber koos lasteaias käinud ja väga kaua nii-öelda seda soola koos ära söönud. Riivo Torstenbergi, olgu ta siin juures ka tervitatud. Ka meie matkakaaslane. Meie matkakaaslane samuti. Ja läksime sinna tudengilaulule, äkki oli 3-4 lugu meil vist seal. Ja me panime selle kinni. Ja siis oligi nii-öelda tee lahti ja mõte peas, et aga miks see asi sinna paika jätta, et teemegi nagu päris bändi. Kütame edasi. Ja tõtt öelda, ega me siis päris ingusele läinud ei ole, et meil on küll pikad pausid hetkel, aga loomingut tekib. Siin aastas mõned proovid teeme, saame kokku. Iga üks on mööda ilma laiali, kohtume harva praegu, aga vähemasti me ennast veel maha matnud ei ole, et kes huvi tunneb, otsige meid üles. Meil on loomingut seal Spotify's ka kuulata, et viige ennast kurssi. Ka minul on sellest pundist kasu olnud. On või? Jaa. Lugu nimega vist Maasikas või midagi sükki oli. Maasikad. Maasikad, jah. Ja. See oli ju minu esimese dokumentaalfilmi tunnusmuusika. Kas see oli see ööjooksufilm või? Maratoni inimesed. Ja. Et seal kõlab see? Seal kõlab. Seal on kõlab veel eriti pullid, see andsis mulle vaata erinevad rajad kõik, eks ole, kõik pillide. Ilma lauluta? Ilma vokaalita just. Instrumentaalina. Ja siis saigi niimoodi, kas see oli ainult lõõts mängib seal, eks ole, või see akordion, eks ole, või seal bass, eks ole, nii et väga kvaliteetne stuff. Kus seda filmi näha saaks? YouTube. On või? Absoluutselt, avalikult. Minu kanali peal on olemas, nii et vaata, Maratoni inimesed otsi üles YouTube'is. See oleks äge nostalgia. No, aga pole. See oli jah, see tõi mulle palju kuulsust ja leimi ja sulli. Kiirt. Et ma ongi, et selles mõttes ühte asjad hakkad tegema, vaata, ja jälle ma kogesin. Nagu et sinuga, ütleme, kokku sattes niimoodi, ütleme, ma tundsin siin juba see matkaajast, eks ole, aga et sa nüüd teatrimajas töötasid ja heliga ja värgiga, eks ole, siis mul oli seal heas mõttes nagu hea koostööpartner, kellega sai nagu helimaailmasse natuke sukelduda, et siis nagu väga salvestada nagu ei mõista ja pilli mängida ikkagi ei oska. See 3 aastat, ei tähenda, et ma ei oska pilli mängida. Aga jah, et nii on, aga
veel üks selline põnev kooslus, mida ma tean vähemalt, on see RAM 3M-iga ehk Rakvere Akadeemiline midagi meeskoori moodi punt. Mis loom see on? Alguses me olime RAM 2M-iga, aga siis me käisime ühel Maarjaküla heategevuskontserdil, mida siis korraldati pea, ma ei tea, kas äkki 5 aastat või rohkemgi, peamiselt näitlejatest, teatriinimestest koosnev nii-öelda esitajaskond, on ju. Ja seal kirjutati meie nimi ekslikult siis valesti, 1M pandi juurde. Ja me siis kohe muutsite nagu... muutsime kontseptsiooni, et alguses me olime Rakvere akadeemiline meeskoor. Et ikkagi väga akadeemiline. Ja siis, kuna 3M-i tuli, siis tuli jah see midagi meeskoori moodi. Jah, selline kvintett seal oli, või toimib see praegu ka või on see praegu jäänud ajalukku? Me selle kambaga Messengeris suhtleme, me oleme ka, elu on kandnud nii laiali meid, aga Erni Kask viskas siin palli õhku igal juhul, et äkki tuleb mingi taaskohtumine. Ja. Tähtpäev, mingisugune ümmargune saab mingi jälle aastaid täisel. Üllatus esinemine kuskil. Ei tea, jah. Jah, teid ma olen ka kaameraga jälginud Rakvere rahvamajas, nii et olete mulle ka purki sattunud. Kas ükskord oli isegi selline olukord, me avasime, ma võin nüüd selle Arvo Pärt sai 85? Nii, võis saada küll, seda praegu 90. Eks ju. Ja Rakvere teatril oli siis, ma ei tea, 76 hooaeg äkki avamine. Ühesõnaga, kes tahab, YouTube'is on see olemas ka. Ja sina võtsid selle üles. Absoluutselt, ma mäletan küll, et ma käisin kaamerdamas. Ja see oligi selline päris äge nagu projekt üldse. Et me tegime siis selle hooaja avavaugu, suure etenduse, 2-vaatuselise, ja sa võtsid ikkagi selle mitme kaameraga ju ülesse. Ja seda on tore vaadata praegu ka, ta on tõesti väga profilt tehtud. Ma tänan. Mul on ka esimesi videosid on ka YouTube'is olemas, mida tegelikult üldjuhul normaalne inimene ei näita kellelegi. Sest need on nii krepp, valesti filmitud ja mingid, täpselt nii nagu sa läheksid vaata õppima kooli, eks ole, et saada terminoloogiast nagu tugevaks, et kellega nagu õiget asju rääkida, siis aja jooksul ma olen ka neid tehnikaid ja nippe õppinud, eks ole, et videoseisukoha pealt. Aga vaata, see ongi kihvt tegelikult, et sa julged ka sellist asja eksponeerida. Alles hiljaaegu ju Navitrolla tegi näituse oma nendest... Mitte teatud olevatest töödest, eks ole. Töödest, mis tegelikult tema ära viskas ise. Ei, ema leidis üles. Ema leidis üles, aga tema viskas ära, eks. Just, ja teades, et need on kuskil ära. Ja vaata, kui on aeg edasi läinud, siis sa tegelikult vaatad ju neid... tema siis neid pilte ju teise nurga alt hoopis, ta näeb seal seda enese arengut ja seda teed, et see ongi just see, mida hävitada ei tohiks, on ju. Ja kõige hullem ongi see, mida ma enda seisukoha pealt nimetan, et kui ma 90-ndatel lõpus seda tegema videot hakkasin nagu harjutama tegema, siis nüüd võrrelda, kui ma teeksin täpselt samamoodi, siis järelikult miks ma seda teen, sest ma ei ole arenenud vahepeal. Et kui ma olen sama koha peale jäänud, peabki olema näidata, et kus ma alustasin. Et kas ma olen mingi juurde õppinud, sest öeldakse, et nagu ära enam trikke ei õpi, on ju. Aga nüüd ma olen endale jälle uued väljakutsed võtnud. Vahetad tehnikat siin vahepeal, õpid uut asja juurde, on ju. Et see jätkuvärk on kogu aeg. Ma eelmisel suvel sain ühe sõbra käest ühe VHS-kasseti. Ja see on siis nii-öelda sealt Kehtna päevilt. Ja seal on meie nii-öelda esimese bändi üks koolipidu üles filmitud. Täiesti äge ju. Mina olin trummide taga ja kitarri mängis Alar Luhasoo.
kes tänaseks on nüüd juba pilve peale kolinud, aga elusaatus talle ei halastanud. Aga äge on just vaadata seda, kui kobad me seal oleme. Aga milline julgus on. Ja tõesti mingi eluetapp ma oleksin seda videot häbenenud. Aga praegu ma vaatan seda nostalgiga ja tegelikult on äge näidata teistele ka, et näete, sellised me olimegi. Ja kus me nüüd oleme, ja kus me nüüd oleme. Tehke järgi, et ärge kartke eksida. See, et laval täna näed, kurat, kohmakas välja, mingi lugu võib olla, no päris seisma ei jää, aga kõlab teisiti kui proovis oli. Jah, või pill on valepidi käes, eks ole. Ärge kartke seda. Et ma alati olen toonud näite ka, et inimesed vaatavadki põnevusega, no näiteks seda kiiruisutamist või iluuisutamist, just sellepärast, et näha, kuidas see kukub, see uisukunn seal on just. Proovides tal trennis tuleb ju kõik välja, aga näha, kuidas ta kukub ja kuidas ta sellest olukorrast välja tuleb. Jah, kuidas ta edasi läheb. Kuidas ta edasi läheb. Ta ei katkesta, kui just ei ole jalg pooleks. Sest maru igav oleks vaadata iluuisutamist, kui kõigil kogu aeg välja tuleb. No. Vaatad, ega siis need piruetid ja need on kõik sarnased. Kostüüm vahetub, võib-olla on ju peavärv vahetub natukene, aga nad teevad ju täpselt samasugused hüppeid. Aga sa jälgidki seda, et kurat, kukuks ka. No. Jah, see on actionit. Kuidas sealt välja tuleb? No. Ja paneb autoga bambusesse või nii nagu ja vaatan, nüüd olles ka juba 52, ma saan aru sellest, kui keegi ütleb, et mine ja naudi seda. Varem läksid nagu olid närvis, on ju, närisid küüsi, ma ei tea, kuidas välja tuleb, ma ei tea, mis selle kohaga saab, ma ei tea, mis nüüd siis, aga praegu mõtled, aga naudigi seda. Ja tuleb nagu tuleb. Tuleb, kuidas tuleb. Ja sa võtadki oma pagasi pealt tegelikult. Pagasi pealt ja kui see sinu mõttes nagu eksimus saalist ei pruugi keegi aru saada, et sul viltu läks, on ju, varasti läks midagi. Nendel tekstiraamatut ju ei ole, eks ole, või nooti ei ole ju. Sa ise põed seda kõige enam, aga sa püüa nüüd leida sellele kiire lahendus. Ja mine edasi täpselt sellise nagu sammuga, nagu midagi poleks olnud. Ja tegelikult on see väga kihvt ja endalegi nauditav. No sa teatris oled ju, palju 7 aastat olid või rohkem? Kuule, ma olin peaaegu 15 isegi. Okei, jah. Siis mul natuke valed andmed, ei oska numbrid lugeda veel arenema veel. Et selle aja jooksu küllap sa tead ju teatris samamoodi, kui ütleme endal tehniliselt läheb midagi untsu, eks ole, või see oli helitehniliselt või kui näitleja läheb tekst meelest või mis iganes ju. Nad ujuvad välja ju. Jah. See on, ja vaat see ongi nauding. Nauding vaadata, kuidas nüüd see situatsioon laheneb. Ma mäletan ühte Rakvere teatri etendust oli elu ja kuidas sellega toime tulla. Ma olin ühte etendust käisin vaatamas, ma olin suht esireas ja siis, kuna seal kuskil päevakajalised naljad tulevad sinna sisse ja siis improt oli hästi palju seal ja sellist. Ja siis need näitlejad lihtsalt, nad ei suutnud rahulikuks jääda, nad lihtsalt 5 minutit naersid ennast tühjaks. Publik naeris neid ja see on vastastikku selline, naerd ennast tühjaks ja siis mitte edasi etendusega. Et see oli nagu nii orgaaniline, saad aru, et nad on mitte, et issand, kuidas nad katkestavad, kuidas naeravad, eks ole, aga see, lugu oligi nii naljakas. Nagu see apelsini armastus, eks ole, 3 apelsini vastu, nüüd samamoodi seal ju üllatasid teineteist laval, eks ole, nii et ma ühtepidi tahaks nende nahas olla, nende näitlejate. Aga samas miks mitte ju, jumal äge ju, midagi teistmoodi, et rutiin on lõhutud on ju täiesti. Me olime selle Rammiga ükskord ühel aktusel, selline pidulik kooli lõpetamisaktus ja Üllar Saaremäe oli siis seal konverentsjee, kuulutas meid välja, Ramm tuleb ja seal oli meil kõigil selline soolo osa. Mina alustasin vist seda laulu ja see on üks Urmas Lennuki lugu, kus Ando Runneli sõnadele hakkab lugu niimoodi, et 2 aastaga kasvasid rinnad, muutus kõnnak ja kehahoid. Aga täiesti, mina ei tea, mis ma siis sel hetkel tundsin või kus see tuli, ma alustasin laulu 100 aastaga kasvasid rinnad. Ja vaatan, Üllar istub minu ees ja ta pidi pingi alla vajuma naervust. Ta täiesti hakkas naerma.
ise näen, vaatan teda, on ju, laulan muidugi, aru ei saa, milles point on. aga midagi on nihu. Aga midagi on nihu. Ja noh, tegime selle numbri ära ja põhimõtteliselt ma olin nii autopiloodil, et ma ei pannud isegi tähele. Üllar pärast tuli juurde, küsis, et kuule, sa ise said aru, mida sa laulsid või? No ei saanud. Võib-olla publik ei saanudki üldse aru, mis ja ei saanudki. Ja, kaks aastat või uued sõnad, eks ole. Ja. Neid selliseid arenguid ja koperdamisi ja ämbrite kolistamise ja julgus edasi minna, sa nüüd õpetad õpilastele ka. Sa just muusikakoolis nüüd õpetada. Jah, Väike-Maarja muusikakoolis. Kitarri ja trummi eriala siis õpetan. Täna on nagu see generatsioon väga huvitav. Et kõik on nii-öelda tahvli ajastu. Ja sa põhimõtteliselt näedki kogu aeg sellist perfektsionismi, on ju. Seda eksponeeritakse meeletult palju. Ja kui sa noore inimesena nii-öelda kogu aeg seal selles väljas oled, siis sa oled tohutult enesekriitiline ka enda vastu. Ja kui löödud, siis ollakse, kui välja ei tule, eks ju. Ja tegelikult ma näen küll, et ühe osana õppest me peamegi nagu õpetama neid, et ärge kartke neid eksimusi, vaid nautige neid, eks ju. Et need just viivadki edasi. Ja ma arvangi, et see, milline oli see õppemetoodika siin 5, 10, 15, 20 aastat tagasi, milline ta on täna, noh, kõik see on selline orgaanilises arengufaasis, tuleb tähele panna lihtsalt mingisuguseid teisi olulisi elemente, mis siin nagu edasi aitaksid. Sest et olles sellises kriitika väljas ka, kõik saavad ju praegu sulle öelda, kas siis näost näkku, silmast silma või siis ka niimoodi, et sa võtad telefoni kätte ja juba hakkab siit kriitikat tulema, on ju. Ilma, et sa nagu selleks valmis oled. Siis tekib soov see asi nagu jätta ja mitte jätkata. Et äkki ollakse leebemad mulle hoopis teisel alal, on ju. Et mina nagu õpetajana tajun praegu seda oskus sellega toime tulla. Leida, ma ei tea, tööriistu vahendeid, kuidas, ma ei taha öelda, et seda olukorda pehmendada, vaid harjutada selles rütmis, et see kuulub siia juurde. Jaa. Kas seda ka, et umbes, et kõik, mis kriitika laseb, see tänapäeva võib-olla noor, see põlvkond liiga palju endast läbi või? Vist küll. Et tundub väga, ma ei ütle, et kõik, aga tõenäoliselt see mõjutab üsnagi palju neid. Ja. Et mida nüüd minu esinemisest või asjast arvati, eks ole, või... Kindlasti. Et nagu oma mingit nägemust, ma saan aru, inimestel on elukogemust on oluliselt vähem kui meil sinuga praegu, on ju. Aga ma mäletan ise ka, kui ma muusikakoolis oli ette mängimine, aastas ikka mängitakse ette. Mitu korda, on ju. Ja 2 lugu pidi ette mängima, teist lugu ma ei osanud, siis ma ei viitsinud harjutada seda. Ja siis hakkasin teist lugu mängima. Kontsertmeister hakkas teist lugu mängima, siis ma pöördusin niimoodi viisakalt tema poole, et ei, teist lugu me seekord ei mängi ja astusin minema oma trombooniga lavalt. Väga julge samm. No täpselt, ma juba mässasin sellel ajal, nii et mitte et see nüüd on eeskuju näitamine, eks ole, aga sel hetkel ma tundsin, et ei, see ei ole mulle. Aga sa seisid enda eest. Jah, sellel oli omad ebameeldivad tulemused hiljem õpetajatega ja nii edasi ja vanematega selgitamine, kuni siis mõtlesin, et aitäh, ma tegelen millegagi muuga. Pigem kiire lõpp kui... Jah, kui lõputu õudus, eks ole. Loomulikult õdengi teinekord küsin mu käest, et kas sa kahetsed, sa pilli ei oska. Mõtlesin, et iseenesest võib ju kahetseda kõike, mida teinud ei ole. Tegelikult ju ongi nii. Ükskõik mida, on see pillimäng või on see mis iganes, ma ei tea, muude elu asjast. Et ma ei kahetse midagi, mis ma teinud olen. Ma kahetsen seda, mida ma ei ole veel jõudnud teha jõudnud. Et pigem niimoodi. Aga minul läks seekord nii. Jaa.
aga ikkagi, et sellest kindlasti õppisid midagi ja ma olen ka, vaata ma ennem seda, kui ma sinna muusikakooli läksin, olin ka siis tavakoolis tööl nii-öelda muusikaõpetajana, algklassid, siis põhikool ja gümnaasiumile andsin ka tunde. Et olles seal nii-öelda muusikaõpetaja, ma ei saa ju kõigile õpetada muusikat ühtemoodi. Mõnedel on lihtsalt looduse poolt antud see muusikaline kuulmine, teistel ei ole, aga on võib-olla muul alal tugev. Siis minu meelest on ka see hea, kui temast saab hea kuulaja, eks ju. Et tal on oma maitse-eelistus, ma ei tea, keerab raadio kõvemaks, kui tuleb sellist stiili muusikat või et ostab kontserdipileti sinna, kuna seal on selline artist, on ju. Ükskõik, mida ta siis vaatama läheb, kas ta läheb seda kostüümi, tema koreograafiat või soengut, on ju. Igal juhul on sellesse muusikasse pandud palju rohkem kui see, mis me kõrvadega kuuleme. Ja kui temast saab hea kuulaja või siuke, kes oskab ka valikuid teha selles vallas, siis ta on juba plussis. Seda küll, jah. Ma nagu, ma koolis olen õpetanud juba ligi 20 aastat varsti juba seda filmindust. No seda, kuidas filmi tehakse ja ideest ja kuidas siis nii-öelda teoseni välja on. Et väiks, et teeme seal harjutusi ja räägin need põhimõtetest, on, et mingi ettekujutus tekib. Ja ma olen neile algusest peale rääkinud, ma ei õpeta teid operaatoriteks, ma ei õpeta teid helirežissöörideks, ma ei õpeta teid näitlejaks, mis ei tähenda seda, et te peate kõike seda oskama ja kohe sellega hakata leiba teenima. Siin on erinevad noorte projektid olnud, kus me oleme teinud ja oleme nii-öelda kohti või need ametid nii-öelda kästinud, et kes tahaks üks või teine olla, kes tahaks operaatorit proovida, kes tahaks olla lõika, kes tahab, on ju, ma ei tea, mis iganes muu on ju, skauti, eks ole, ja nii edasi. Üks kutt ütles, et mina tahan olla klapioperaator, see, kes filmis alguse klappi paneb ja peab arvestus, mis kaadrid tehtud on. Mõtlesin, et keegi ütles, et siis sa ei pääse filmi ju, aga mind see ei huvita, mind huvitab protsess, mind huvitab see järjepidevus on ju. Ja nõnda ongi, mõni armastab, et ma ei lähe seda kaamerat, ma ei taha õppida, ma tahan seda asjaajamist õppida, eks, ma tahan edasi minna selle teemalt, annan nagu niidi otsa kätte, et on see filmidus, on see muusika või bändis ei ole ainult muusikud ju. See on must miljon asja veel taustal, mida lava pealt välja ei vaista. Ja sama on teatris ka, et tegelikult kui sa viibid ka selles mingi valdkonna väljas nii-öelda, siis kurat, midagi teha ei ole, sul ikkagi hakkab midagi külge. Ja minu meelest sa oled esiteks selle valdkonnaga palju rohkem kursis ja teistpidi sinus on nagu mingisugust sellelaadset intelligentsi, mida nüüd selle teise valdkonna töötajal või inimesel ei ole. No näiteks tuua ka teatris välja kedagi peale näitlejate, publiku teenindajad, lavapoisid, kes panevad lava üles, võtavad maha autojuhid, pisikesed mutrikesed seal. Nad on kurat palju haritumad, palju intelligentsemad kui näiteks see sama montaažimees kuskilt teisest eluvaldkonnast. Ühesõnaga, see on hämmastav, et sulle ikkagi hakkab seal teatud väljas hakkab sulle üht-teist rohkem külge ka, on ju. Ja üldjuhul ikka, kui inimene selles valdkonnas toimetab ükskõik kellena või millena, siis järelikult ta arvab, et ta on õiges kohas, et tundub, et ta on õiges kohas. Muidu liiguks ju ammu minema sealt ja kui tal need asjad ei sobi ju. Või? Ei ikka, sama, me tuleme nüüd selle matkamise juurde tagasi, aga siis matkamise juures sa võid ka välja tuua, ühtepidi lähed ju pingutama, on ju, lähed vastu igasugustele ootamatustele. Ebamugavustega. Ja kuidas sa toime tuled, on ju. Ja samas sind saadab ikkagi seal selline loodus, on ju, igasugused väljakutsed, seal võib tulla rahet, vett, vihma, sa ei leia telkimiskohta, ma ei tea, priimus ei aja vett keema, sest õhk on nii hõre, me oleme sellisel kõrgusel näiteks, on ju. Hommikul tuleb kell 8 tuleb piirivalve, küsib meid passi, on ju, ja miks te siin ööbite, on ju. Ja küsib altkemaksu. See oli meie matka ühe hommikuga kogemus. Ja, oli.
et seal on nagu nii palju, noh, on ju. Ja nüüd, mis trumbid sul taskus on, millised kogemused see on, need ju mängu panedki. Ja kui sul neid ei ole, siis sa just neid kogemusi saad. Et see on võimas. Mulle meeldib alati ka siin tuua selline näide, ma toon selle ka juurde, et kunagi jooksis, mäletad laste saadet Vandersellid? Ikka mäletan, oi, minu üks lemmikuid. Noh, ja mis nende tunnuslugu oli? Mäletad sõnu või? Oota. Ilma sõnad olid ju seal sellised, et sa pime, maailm on imeline. Kui sa elad oma õue all, ei näe, mis sünnib kaugemal, sa pime. Tegelikult ongi nii, et kui sa kodust välja lähe, siis sa ei koge ja sa ei kohtu inimestega, sa ei märka, sa ei õpi mitte midagi. Õpid kindlasti kodus küll, tänapäeval tahvel, eks ole, arvuti on, aga noh, kas see nüüd digitaalne, mulle meeldib ka arvutis istuda, mulle meeldib ka scrollida kõiki asju teha, aga ma oskan nagu äkki teinekord leida, mis on minu jaoks hetkel kvaliteetsem. Noh, okei, silm kogemus on ka üks. Kuule, vaata, siin ongi nagu see vahe, et niipea, kui sa kohtud kellegi inimesega, on ju, sa saad nagu mõtteid vahetada aga fakt on see, et siis on suurem tõenäosus, et vaat nüüd just hakkabki juhtuma. Kui sa oled arvutis, on ju. Stsenaariumi ees ja muudki teed seda, mida sulle see stsenaarium annab. Aga juhtuma ei hakka, sest et sina pead olema nüüd see käivitaja. Mängujuht. Ja, et enamasti lõpeb sellega, et sa lükkad lihtsalt selle seadme välja ja lähed keedad endale teed, on ju. Ja siis mõtled, mis edasi saab. Aga niipea, kui sa kohtud kellegagi juba, vahetate omavahel mõtteid, on ju. Tema inspireerib sind, sina inspireerid teda. Ja nüüd hakkavadki asjad juhtuma. Või tuleb mingi kolmas, mingi tegelane sisse, keda sa ei oodanud, hakkab mängureeglid muutma, eks ole, mis iganes on, või olukord on. See sama, et sa ajab sul seal vihma, eks ole, telk ujub on ja piltlikult ja otse mõeldes on. Nii et vägev. Kas sa tead, mingi statistikat ma leidsin põnevat, sa oled Rakvere teatri töötamise ajal, et siin on küll, et aastal 2013 kuni 2016, et mis sa arvad, mitu etendust sina heliliselt teenindasid? Okay. Sa mõtled, eks ju, et jah, mitu etendust või? Oled sina teenindanud? Ei. Mitte etendust, no selles mõttes jah, mitu mängu sinuga? Ei, ma ei tea. 87 etendust. See on palju või? Ma tea, ja 12 900 vaatajat on sinu helikujundust kuulamas käinud. See 3 aastaga. See on päris suur hulk ikkagi. Enne ei pane tähelegi, kui mingid faktid on ja need on netis avaldatud info, et täitsa pund, see on jah. See on vägev, jah. Eesti teatriagentuuri andmete mis iganes, nii et päris pulli asju. Et ise vaata ju vaevalt, et sa loed, mitu etendust sa teinud, mitu bändi, mitu esinemist sa oled teinud või oled, või pead statistikat ka? Mina ei pea. Või on keegi pundis kuskil, kes teeb mingit rehnuti? Meil on praegu ansambel Akadeemikud olemas ja seal klahvi mängija Eveli on kroonik ja kirjutab proovikorrad ülesse. Aga ainult numbrina, eks ole, et meil nüüd varsti saabki täis, et me oleme nagu terve aasta iga päev proove teinud. Et see seisab varsti, see tähistamine seisab kohe varsti. Ja see ongi praegu üks selline värskemaid kooslusi, millega? Jah, akadeemikutega me hakkasime, ühesõnaga saimegi kokku seal Järva-Jaani gümnaasiumis me õpetajatest moodustasime siis sellise ansambli. Nüüd oleme kõik juba sealt Järva-Jaanist ära tulnud, aga ansambli tegevus ikkagi käib ja plaanime minna nüüd oma 3. plaati juba tegema, et väga kihvt. Selline mõnus. Peene sõnaga, mis sul elus veel agenda on? Mis sul lähiplaanid on? Lisaks selle plaadi väljaandmisel. Mis oled mingisugust eesmärgid oled püstitanud äkki või
mida sa kindlasti jah, et ma seda peal peaks veel tegema või proovikski või teen või. Kindlasti ei tule mul praegu see meelde, aga üks selline kaasas käiv agenda, et ikkagi raamatuid lugeda, et lugeda küll mingi arv ei ole paika pandud, ma tean, et on selliseid isegi klubi liikmeid, kes loevad juba selle numbri pärast, mina ei tea, kuidas see metoodika on, ega seal on ka mingi oma nõks kindlasti seal. Ma olen selline aus lugeja, et ma kaanest kaaneni ja ühtegi lehte nagu, kui hakkavad kirjeldused pihta, siis ära ei keera, et ma ikkagi tiksun kaasa. Et ammutada ikkagi sellist lugemisvara ja leida rohkem aega enda ja pere jaoks, et see ümbritsev maailm on hästi nagu agressiivne, tempokas ja selline sõidab sust üle nagu teerulliga, aga pigem võtta ise see statement või rahu või selline aeg ja sellise pöörasusega mitte kaasa minna. Ma ütlen ausalt, mulle meeldib selline pidur olla, et vahest, täna kohtumisele ma jäin hiljaks, oli nii? Jah, oli küll. Nii, ja jällegi naudi seda, eks ju. Aga ma teatasin ette ka, et ma jään 5 minutit hiljaks. Aga viisakas, hästi kasutatud. Eks ju, et ma olen õppinud vähemasti seda tegema, et vabandama oma neid hilinemisi välja. Aga siis ikkagi jah, et ma püüan olla nagu oma ajas, et mitte midagi parata ei ole, kui ma jään hiljaks ja kui inimesed hakkavadki minusse suhtuma, et see lohv on siuke hiline ja on ju, et see ei tule. No perse, siis ei ole minul teid vaja ja teil ei ole mind ka vaja. Aga ma tahan sellist oma aega, oma rütmi ja tahan seda kuulutada teistele ja olen rahul sellega ise ka. Loodetavasti su poisid lähevad ka, mitte et sa tahaksid, et kindlasti sinu jälgi käiksid või sa ikka loodad, et nendel ka läheks hästi või? Või tahad, et sa need ka muusikat hakkad tegema või teevad juba, eks ole? Me oleme muusikakooli neid ikkagi pannud ja nad mõlemad õppisid klaverit. Ei saa öelda, et usinasti, aga kuna meil oli kodus võimalused olemas, siis harjutamist seal ei olnud, aga kui see esinemise aeg lähenes, siis võeti ette, mängiti mõned korrad rohkem ja esinemised tulid välja ka, aga peab ütlema, et jällegi see, jah, et kui sind pannakse sinna kooli ja sul on see tunniplaan ja metoodika ja metoodikud, siis tihtipeale sinu arusaamad võib-olla nendega kokku ei klapi on ju. Ja praegu on läinud niimoodi, et Villem, noorem poiss, on pigem selline spordi poole kaldu, talle meeldib korvpall, kuulab muusikat, mis on suur asi, ja vanem poiss 15, Gustav Günther siis leidis enda jaoks kitarri ise. Ja mina ei ole päeva ega tundi ka teda õpetanud, ei ole suunanud, ta isegi vaata, et ei kannata seda, kui ma sinna ruumi tulen, et asja teen. Küll aga ma olen öelnud, et mängi mulle, siis ta mängib. Et peamiselt otsibki ise endale internetist, tal on oma iidolid, soovis väga kindlat pilli ja leidsime vahendid, saime talle. Nii et seda ta aeg-ajalt harjutab ja usinasti isegi ja täitsa endal sellisel nagu initsiatiivil ja näis, mis elu toob, et kui see on ka ainult hobi tema jaoks, siis see on nii äge. Muidugi, ja lahe. Nii et lõpetuseks soovitad siis julgelt edasi minna igal ühel, mis siis, et koperdamisi on? Igal juhul, aga julgelt soovitan ka leida see oma rütm ja oma aeg, nagu ma ütlesin, et ärge tormake ummis jalu, ma ei tea, kella järgi ja tehke nii-öelda plaane, mis võib olla
ületavad selle ajakava, mis nagu päevas antud on. Et tehke vähem, aga tehke korralikult. Kui jaks tervet rehkenduste pool, aga tee hästi. Tee hästi. Mulle meeldib see mõte nagu rohkem ja soovitan seda teistele ka, et vaadake rohkem enda ümber, ärge olge nendes nutis, ärge olge päevaplaanides kinni, et tihti peale teinekord võib teha ka päeva jooksul muuteid nii, kuidas sulle meeldib olla, on ju. Et mõni asi jääb tegemata, kohustus täitmata, hea küll, no, lükkadki selle homse varna lõdvalt ja elu läheb edasi. Midagi hullu ei juhtu sellest. Kuule väga vinge, et sa viitsisid mulle aega kulutada, raisata heas mõttes. Et väikese meenutuse eest tagasi aegadesse, kus ise katsetasid ja nüüd ise suuri tegusid nii-öelda teed. Ja katsetan ikka edasi. No täpselt, et midagi ei ole veel nagu sammal ei ole veel peale kasvanud, on ju. Veerevale kivile samma peale kasva. Ei, see on nii. Kuule, aitäh kutsumast. Aitäh sulle. Jaa, tänud. Jutt jätkus meil veel ka pärast mikrofondi sulgemist. Klubisse tuli Tarmo üks õpilastest, kes hakkas uut helisüsteemi seadistama ning meil oli see lõpetamist ja nõustamist üksjagu. Aga see kord siis edasi. Järgmisel korral sõidan ma Jõgevale, külma pealinna, et vestelda seal uue saatekülalisega. Kuulmiseni.